Alustame siis vaikselt tänatuse vestlusega. Ma vaatan ringi, enamus inimesed siin on juba seal vestluse osalenud. Ma siiski tutvustan, tervist, ma olen Sten Ojalu, ma olen selle näituse kuraator. Ütlen taaskord veel selle näituse võib-olla ülesehituse formaadi, sellise, et te saaksite aru, kuidas see tehtud on. Iga päev esitades näitusel ühte uut teost ja selle kohta kirjutatud 9 autori teksti. Igal päeval on samaaegselt mingi vestlus, mingi teema nii-öelda sissevaade kas moodi rahvuslusse või siis mingi konkreetse kunstnikuga tema praktikasse. Eile näiteks oli kirjutatud tekstide analüüs. Täna kunstnikku enam ennast ka just kohal ei ole. Me panime välja eelviimase näituse töö. See on see valgetes kostüümides sellised anonüümsed tegelased, kelle autoriks on Tanja Muravskaja. Tanja on peamiselt portree žanris töötav siis fotokunstnik, kes on järjepidevalt siis alates juba 2008 aastat tegelenud sellise uusrahvusluse temaatika Eestis. Ja esmakordselt oli siis Tanjal kindlasti ta varem pildistanud riieta, nüüd ta nii-öelda tõi riide füüsiliselt näituse ruumi. Ja tänaõhtune vestlus on siis, minul on suur au, on see kõige selline akadeemilisem ja võib-olla, ma arvan, kõige akadeemilisem vestlus, mis siin programmis on. Et toimub siis Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudi filosoofia seminar. Selleks üks osaleja, kusjuures tuleb veel, tavaliselt ju. Aga ma tutvustan juba inimesi, kes siis kohal on. Oliver Laas, keda ma palusin siis täna õhtut võib-olla modereerima. Miks? Kuna ta on ka üks näitusel osalev kirjutaja. Ta on muidu Tallinna Ülikooli filosoofia õppejõud ja tema filosoofia siis keskmes on metafüüsika, loogika, tehnoloogia, filosoofia, mängu-uuringud ja semiootika. Ja Oliver on ka kunstnik ja kirjutab ka kunstikriitikat selles mõttes, et filosoof, kes ei kirjuta ainult võib-olla sellist akadeemilist filosoofilist teksti, vaid ka mõtestab kunsti. Margus Vihalem, teine Humanitaarinstituudis selline raudvara. Margus on filosoofia dotsent, filosoofia eriala kuraator ja kultuuriteooria akadeemilise suuna juht. Ja tema uurimussuunad siis peamiselt võiks öelda on või see on doktorite teema, et subjektsuse teooriate poststrukturalistlikus filosoofias. Ja varsti ühineb me, siis ma tutvustan ära ka Piret Peiker, kirjandusteadlane, kes on siis, töötab samuti Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudis, ta on ka Juri Lotmani semiootikavaru juhataja. Ja et mul väga suur audest, et sellised inimesed täna siin on, et nad on kõik mu õppejõud on erinevatel faasidel, mõned on siis siiamaani. Et ma annangi siis sõna Oliverile, ma ise osalen ka võib-olla kuskilt esireast, olen valmis vastama ja dialoogis olema. Aitäh, tere õhtust minu poolt. Mõni sõna korralduslik sellest nii-öelda seminari korralduslikust poolest. On 3 teemat, mida tahaks täna puudutada. On mood ja riietus, on rahvuslus ja lõpuks siis püüaks need kõik 3 kokku võtta ja vaadata nende ristimisruumi. Ma ettevalmistus ka mõningad teemad ja küsimused, mis arutelu suunaksid. Aga sellise akadeemilise seminari vormile iseloomulikult on igasugused teemaga seotud kõrvalepõiked igati teretulnud. Ühtlasi, kuigi ma esialgu tõenäoliselt küsitlen siis kaasvestlejaid, on igasugused publikupoolsed lisandused, kommentaarid, mõttearendused teretulnud, sest jällegi eesmärk on nii-öelda simuleerida või läbi teha seminari vorm ja see erinevalt loengu vormist võimaldab ka publiku aktiivselt sekkuda. Algatuseks räägikski siis rahvusest ja rahvuslusest. Üldjoontes me võime öelda, et kaasaegses sellises akadeemilises uurimuses on rahvusluse kohta levinud peamiselt 3 arusaama. Ühte võiks nimetada selliseks ürgseks rahvuse tõlgenduseks, mille päritolu on saksa romantismis. Johann Gottlieb Fichte ja Johann Gottfried Herderi arusaamades keelest,
rahvusest. Ja selle arusaama järgi rahvused on liidsed ja loomulikud nähtused. Herderi jaoks rahvus oli lihtsalt teatav keeleline kogukond ja rahvused ja keelelised kogukonnad on erinevad, sest erinevad keeled kujunduvad mõtlemist erinevalt. Ja kui keeled on läbi aja võrdlemisi stabiilsed, on seda ka rahvused. See omakorda tähendab seda, et mingi rahvuse liikmeid seob omavahel ühised traditsioonid, uskumused, sugulussidemed. Ja kuna need erinevatel rahvustel on uskumused, sugulussidemed ja nii edasi erinevad ja kohati need uskumused omavahel vastakad, siis kultuurilised konfliktid on mingis mõttes vältimatud. Samuti selle arusaama järgi ei ole selge, et assimilatsioon, integratsioon saaksid olla enamasti väga edukad, sest ühe rahvuse liikmete identiteet on vormitud nende sünnikultuuri ja keele poolt. Ja seda on raske muuta, aga see ei ole võimalik. Ja teine tõlgendus, millega võib-olla paljud teist on ka, kes on ülikoolis olnud sunnitud neid raamatuid lugema, ka kokku puutunud, selle kohta öeldakse modernne tõlgendus. Näiteks Benedict Anderson ja Ernst Kellner kuuluvad siia. Selle arusaama järgi rahvusus kerkis esile koos tööstusrevolutsiooni, rahvuskeelte ja bürokraatliku riigiaparatuuriga 19. sajandil. Selle arusaama kohaselt rahvus on siis teatav kujuteldud kogukond. Ne hoiavad koos meedia, ühine keel, institutsioonid, millel on vägivalla monopol, mis saab sundida inimesi siis selle kogukonna liikmetena käituma. Ja sellest mitatud rahvusluse sisu on sageli ühiskondlike eliitide ja intellektuaalide poolt loodud. Te teate isegi ka Eesti kontekstis, Eesti rahvuskultuur ja pärand, tantsu, laulupeod, rahvarõivad on mingis mõttes ja eeposed on mingis mõttes kokku pandud 19. sajandi kohalike intellektuaalide poolt. Kolmas arusaam, selle kohta võiks öelda etnosümbolistlik, ütleb, et rahvusluse juures on peamiselt sümbolid, müüdid, traditsioonid. Ja need ise on 19. sajandil tekkinud rahvusriikidest vanemad. Etniline teadvus, teadvus mingisugusest sugulusel põhinevast kogukonnast on vanem ja olemas olnud ammu enne tööstusrevolutsiooni ja kõike muud säärast. Me võime selle jälgi kohata tegelikult juba antiiksetes kogukondades, tsivilisatsioonides. Ja selle arusaama, mis rahvusliku identiteedi moodustamine käib läbi müütide ja sümbolite, see protsess võib sageli võtta sajandeid. Ühesõnaga, kui kõige esimese ülgse arusaama järgi rahvusus on miski, mis on kogu aeg meiega olnud ja modernse arusaama järgi rahvusus on miski, mis on võrdlemisi uus, võib-olla mõni sajand vana, siis see kolmas arusaam ütleb, jääb kusagil nende kahe vahe peale, et rahvusus selle tänapäevasel kujul on küll võrdlemisi uus, aga need elemendid, millest see on kokku pandud, on oluliselt vanemad. Ning mu esimene küsimus selle osas nüüd olekski. Tere Piret. Ja, tere, elegantselt hiline. Just. Mu esimene küsimus selle juures nüüd olekski, et mis on rahvusus? Kas see on midagi loomulikku, see on midagi konstrueeritud või on see midagi hoopis kolmandat? On, kes esimesena soovib siis? Aitäh selle sellise päris põhjaliku sissejuhatuse eest. Ma võib-olla täpsustaks, et püüame seda teha võimalikult vähem akadeemilisena. Tunneksin ennast nagu kaasa haaratuna, et see iseenesest ei ole ju akadeemiline ruum siin sugugi, et püüame siis mitte seda akadeemilisust siin kuidagi kunstlikult simuleerida, kuigi seda võiks ka omamoodi kunstiprojektina võib-olla vaadata. Aga mis ma mõtlesin oli see, et mis Oliver sinu sissejuhatust nagu välja tuli, eks ole, on see, et rahvuslikkusel, rahvuslusel on ajalugu, mis näitab, et tõesti tegemist on mingit selliste huvitavate protsessidega, millele on võib-olla raske anda sellist põhjuslikku seost või ühesõnaga produtseerida põhjuseid, miks me üldse rahvuslikkusest nii väga palju räägime, mõnikord ka, eks ole, hoolime ja nii edasi. Et minu arust siin on üks selline oluline nagu mõtlemiskoht juba esile, et millised protsessid tingivad siis rahvusluse kui sellise esile tõusu, eks ole. Et üks asi on siis need kontseptsioonid, mis meil on
rahvusluse kohta, aga teine asi on siis see, et teatud konkreetsed ajaloolis sellised põhjuslikud protsessid, mis seda rahvusluse esiletõusu tingivad ja ma arvan, et kõigi nende kolme sellise lähenemise puhul rahvuslusele saab rääkida teatud konkreetsetest ajaloolistest protsessidest, nii et me ei pea siin valima, kas üks, teine või kolmas kontseptsioon, vaid mingis mõttes me võime vaadata, et erinevatel ajaloolistel etappidel on üks või teine kultuuris siis rahvusluse mõiste ja selle tähendusväli, eks ole, siis rohkem esil või vähem esil. Võib-olla sellega praegu piirduks. Ja mul läks osa nüüd Oliveri sissejuhatusest kaduma, et ma arvan küll, et me peaksime seda, võtame rahvuslust ajalooliselt, võiksime seda paigutada ajalukku ja kindlasti on siis oluline, et kui me räägime kaasaegsest rahvuslusest, nagu rahvuslusest selles mõttes, mida rahvuslus mitte ainult kui mingisugune müütidele toetuv, mingisugune romantiline nähtus, vaid rahvuslus kui kaasaegse riigi alus. Ütleme, et rahvuslus kui demokraatia, kui rahvusriik, siis me võiksime seda paigutada ajajärku kuskile, sellest vist rääkisid Prantsuse revolutsioonist kuni 19. sajandi algusesse ja siis need ülejäänud nähtused, mis sul siis ka jutuks olid, need müüdid, sümbolid, narratiivid, et see võiks siis minu nägemuses olla pigem see rahvuslus, selline saatejõud, et me kõik vajame mingisuguseid narratiive või sümboleid, et ennast üksteisele arusaadavaks teha. Ja kunst kindlasti siis ka käib selle juurde. Kas keegi publiku seas soovib sõna sekka öelda? Jah, et mul tundub, et on kaks erinevat mõistet, on rahvus ja rahvuslus. Et kui me räägime rahvuslusest, et siis see on siiski juba mingi kellegi poolt loodud mingi kontseptsioon sellest kuulumisest. Et rahvus kui selline, et mul tundub, et see on, et ma saan tagantjärele seda võib-olla nii-öelda rohkem järelulatud nii-öelda siis viidata mingile kokkukuuluvustundele, aga rahvuslus kui selline on selline rohkem jõupositsioon. Et see juba nagu eeldab endas mingeid nii-öelda jõupositsioone kedagi määrata ja selles mõttes on minu silmis niisugune negatiivsem kategooria kui rahvus iseenesest. Rahvus iseenesest on pigem pooldan ka võib-olla natuke loomulikum. Aga jah, rahvuslus kui selline, ma arvan, kerkib esile just seal kuskil selle sajandi ja sellise propagandistliku võib-olla mudelina või sellise poliitilise jõuna, et kedagi kuskil piiritleda, mingid asjad paika panna, et see on selline minu selline problemaatiline natuke sõna. Aga miks see sinu arvates just tingimata negatiivne on, sest et kui ta 19. sajandile esile kärbib, just sellel perioodil ju eelkõige impeeriumite vastase jõule. Minu arust on just see üks hetk, kui me just ei romantiseeri impeeriume. Ja, aga see on minu arvates väga hea, see eristad rahvust ja rahvuslust, et tegelikult rahvuslusteoorias on ka selline mõiste nagu etniline kategooria, et see on just see, et kui teised kuskilt kõrvalt näevad, et mingitel inimestel on mingisugused ühised omadused, mingi sarnane religioon või riietumiskultuur või midagi taolist, et siis on see rahvus ja kui on rahvuslus, siis on juba poliitiline, aga minu arvates mitte tingimata negatiivne, et see juba oleneb sellest, et mis eesmärke see rahvus endale seab. Ja just, et jah, ma näen seda nii-öelda impeeriumide lagunemist, emantsipatsioon on seal kindlasti olemas, täpselt, et me saame nii-öelda iseseisvaks, aga samas selle käigus kohe luuakse teistsugune piir eristumisvorm, mul tundub, et saadakse lahti võib-olla sellist suuremast impeeriumi nii-öelda jõust, aga luuakse kohe ise väiksem jõud vastu, et mul tundub, et see jõupositsioon siiski taas luuakse automaatselt. Et me saame mõelda, et kas üks on suurem või väiksem, aga neil mõlemil on selline väljaarvav kategooria, mul tundub seal siiski juures. Ja ei, see ei pea negatiivne kindlasti olema, et mul enda lihtsalt seost uusse võib-olla pigem negatiivse tähendusega rohkem. Jah, ma võib-olla lisaks siia, et kõik ilmselt teavad, eks ole, et see rahvuse mõiste on ka väga lähedalt seotud romantismi liikumisega kunstis, eks ole, nii et selles mõttes, et siin ka saab selles mõttes nagu paralleeli tõmmata, et
vaadata, eks ole, siis romantismi selliseid põhimõtteid, ideaale, siis me näeme, et see koondumine sellisele rahvuskultuuri ümber, selle nägemine teatud mõttes sellise, eks ole, poliitilise horisondina on väga tähenduslik hilisemale sellisele rahvuse mõiste kujunemisele või selle mõiste täitumisele teatud konkreetse sisuga. Võib-olla lähme kunstiteemast juba liiga kaugele, aga oleme sinna kohe tagasi Oliver aitab, aga ma tahtsin selle väljaarvamise kohta veel öelda, et mõnes mõttes see on demokraatia seisukohalt ka hädavajalik, et kui klassikaline demokraatia teooria ütleb, et demokraatias inimesed ise teevad need seadused, mille järele nad elavad, et siis me ei saa neid seadusi teha universaalselt, eks ju, et siis tegelikult see väljaarvamine on ju tegelikult positiivse mõõtmega ka, et need inimesed, kes tahavad mingite seaduste järgi elada, moodustavad mingisuguse ühtse kogukonna. Aga jah, ma näen väga hästi, et seal on palju erinevaid mõõtmeid, kui me romantismist räägime, et siis tuleb teistmoodi seal. Jah, et ma ei jääks ka kõlama, et ma nüüd arvan, et see on negatiivne, et tõesti ju Eesti rahvused ärkamise ajal selles mõttes, et Jakobsen ja Kurt, et neil olid ka need rahvus kontseptsioonid üks tegeles eestlastele poliitiliste õiguste saamisena, mis on väga positiivne nähtus, teine tegeles sellise rahvamütoloogia loomisena, mis on selle Herderile tuginev identiteet, et selles mõttes jah, et seal on ka kaks eri suunda kohe siin võib-olla. Väga hea, hakkab juba arutelu omadel, suurem väga. Ma ise hakkasin lihtsalt korraks selle juures mõtlema, et kas mitte mingisugune meie nemad tüüpi vastatus ei ole igasuguse grupi moodustamise puhul vältimata. See võib ka olla väga positiivse eesmärgiga grupi või positiivse suunitlusega grupi moodustamise. Lihtsalt selleks, et üldse grupp piiritleda, on vaja mingit piiritõmbumise mehhanismi, siis ma paratamatult teen mingisuguse eristuse. Jah, oluline, aga siin juures lihtsalt see, et milleks ma seda kasutan, kuidas see grupp hiljem toimib. Kas ma hakkan teisi, kes on mitte meie või nemad või lihtsalt see teine, kas ma teen seda nende hüvanguks, nende kahjuks ja nii edasi. Aga mulle tundub küll, et ilma selle piiri tõmbamiseta me ei saa üldse gruppe luua. Aga võib-olla natuke veel rahvusluse teemal, enne kui me moe juurde läheme. Tavaliselt, kuigi tänapäeval listatakse veel rohkem erinevaid rahvusluse tüüpe, uurijad armastavad kategoriseerida. Aga üks klassikaline eristus, mõnikord siis ka vastandus, on nii-öelda kodanikurahvuslus, civic, mis ta nüüd inglise keeles oligi veel, nationalism ja etniline rahvuslus. Kodanikurahvuslus ühiselt näeb rahvust ühiste poliitiliste õiguste ja teatud poliitilisi protseduure poodavate inimeste kogu. Sellisel juhul, kui ma olen näiteks oma rahvuse patrioot, ma olen ennekõike näiteks demokraatliku, esindusdemokraatliku riigi patrioot, teatud näiteks kodaniku inimese õiguste patrioot, see on seda tüüpi patriotism. Aga teisel pool etniline rahvuslus, traditsioonilise arusaama järgi iseloomustab rahvust teatud ühiste traditsioonide, pärandi, keele, religiooni, esivanemate ja kultuuri kaudu. Selle järgi siis ma olen mingi rahvuse liige, sest näiteks mulle meeldib ka riigivärss, ma kannan rahvariideid, ma räägin teatud keeles ja nii edasi. Ja kui ma nüüd õieti mäletan kunagistest seminaridest, siis kas teine nendest kahest on mõnikord uurijate arvates olnud probleemsem. Ja on väidetud, et kui me tahame positiivset rahvuslust kultiveerides, me peaksime püüdlema sellise kodaniku rahvusluse poole, vähem etnilise poole. Aga kas see peab paika ja kas on üldse võimalik hakkama saada? Esiteks, kas üks neist on moraalses plaanis tõesti parem ja teiseks, kas on üldse võimalik hakkama saada näiteks ilma mingisuguse etnilise komponendi? Üks selline minu arust väga hea näide on näiteks Prantsusmaa, eks ole, kus igasugune, ütleme nii, et Eesti mõistes sõna rahvus tähendab seal ikkagi meie mõistes rahvast. Ehkki keel on, eks ole, seda rahvast liitev osa või selline element, siis meie mõistes rahvus
rahvusest prantslased ei räägi nagu meil on sellistes ekstreemsemates, eks ole, versioonides räägitud rahvusest kui nahavärvi, silmade värvi, millegi muu, eks ole, ka seotud sellistest komponentidest, et mulle tundub, et see on mingis mõttes paratamatu, et me liigume sellise mudeli poole, kus me seome siis selle rahvuse lahti siis sellistest etnilisele rahvuslusele omastest elementidest ja mõtleme siis rahvuse all siis ikkagi rahvast kui seda kogukonda, kes elab sellel maal, eks ole, kes sõltumata nahavärvist ja päritolust ja kõigest muust on siis selle rahva kui rahvuse liikmed. Mulle tundub, et see tõsine liikumine sinnapoole on, aga samas me sellises poliitilises situatsioonist võime ju välja lugeda seda, et sellist laadi nihke jaoks ei ole ühiskond veel päriselt küps, aga ma loodan, et me jõuame sinna peatselt. Ja ma olen ka sellega enam-vähem nõus ja tegelikult, kui ma olen riigiteadlastega rääkinud, et nad ongi öelnud, et tegelikult seda ingliskeelset sõna nation või natsioon teistes keeltes, seda tegelikult olekski õige tõlkida rahvas, mitte rahvus. Demokraatia teooria seisukohalt ka. Aga samas, et kui natuke provokatiivne olla, et siis võiks ju küll öelda, et ka need ütleme, see kodanikuks olemise põhine rahvuslus, et sellel on ju ka kindlasti oma sellised selgelt kultuurilised elemendid, et sa tõid selle Prantsuse näite, et see on ju, et nendel on ikka nagu väga omapärane kultuur, et mida sugugi ei saaks ka seda demokraatiat arendada selles samas stiilis kui nemad, et see küsimus, mis Oliver küsis, et kas saab seda piiri tõmmata, et ma ütleks küll, et see piir on hägune, et ka poliitiline kultuur on osa kultuurist ja et me võime näha seal mingeid selgeid etnilisi jooni, mitte võib-olla nahavärvi või silmade värvi osas, aga selleks, et kuidas on kombeks asju teha, kuidas asjad toimivad, kuidas inimesed tahavad jällegi, kuidas nad tahavad elada, kuidas nad tahavad seadusi teha. Publiku seas soovib keegi lisada, kommenteerida? Ei maksa häbelik olla. Kuidas keegi siis ei taha etnilist rahvuslust kaitsta rohkem? Ma lihtsalt mõtlesin, mis te võtan? Võta ikka, see paremini saada. Ma istasin küsida või see Prantsuse puhul, et kas siis hakkasin otsima, et see rahvas ja rahva esimene vastand, mis mul pähe tuleb, on võim. Ikkagi, et on siis nagu mingi natuke, et see rahvas rahval on nagu mingi teine konnotatsioon veel juures, et neid on palju ja nad on natuke rollid või või? Ma ei ütleks, et see on otseselt võim, pigem võib-olla tasub vaadata sinna kaugemasse minevikku, eks ole, Prantsuse revolutsiooni kanti ja vaadata neid ideaale, mis seda Prantsuse riiki, eks ole, mingis mõttes on nagu sealt alates eristanud. Need vabadus, vendlus, võrdsus, ma ütleks, et need on mingis mõttes nagu olulisemad sellised elemendid Prantsuse rahva nagu liitjana, kui see, kas nad räägivad ühte keelt või kas neil on ühtne tsentraalne võim. Et pigem ma ütleks, et need on teatud väärtused, mis siis kehtivad, eks ole, kõigile nendele, kes Prantsusmaal elavad, sõltumata sellest just nimelt, milline on nende nahavärv, päritolu, keel, mida nad kodus räägivad või midagi muud sarnast. Nii et jah, et ma pigem vaataks sellist laadi rahvuslust, mis panustab sellele, et on teatud väärtused, mis on universaalselt justkui, eks ole, kõigi selles kogukonnas elavate kodanike õigused ja samas ka kohustused, eks ole, valvata nende väärtuste
kaitstuse järele ja sellest ka võidelda. Väga lühidalt nimeta mõni neist väärtustest, sest ma praegu ei saa aru, millest sa räägid. Ma nimetasin 3. Vabadus, võrdsus, vendlus, eks ole. Et need, võib öelda, et need on väga üldised väärtused, väga universaalsed väärtused mingis mõttes. Aga me vaatame Prantsuse riigi ajalugu ja seda, mille eest nad võidelnud on, siis nad on mingis mõttes võidelnud nende väärtuste üle, jah, et need on mingis mõttes sellised alusväärtused, mis on omased sellele ühiskonnale, sellele rahvale, eks ole, kui rahvusele, aga samas võib öelda, et need väärtused on universaliseeritavad. Vabadus näeb ikkagi veel natuke selle punkti peal, eks küsida. Et ma panen ette veel küsida selle punkti peal ja veel rääkida, et Prantsuse revolutsiooni väärtused on ju nagu meil ka kuidagi peaksid kehtima või. Mis siis ikkagi teeb prantslase või? Mina olen nii palju, kui ma prantslasi näinud olen, et mulle ka tundub, et see on ikkagi hästi tugev kultuur hoopis, hästi tugev mingisugune eristamine ja see nahavärviks, aga prantsuse keelt on rääkima ja perfektselt. Ja et see on natuke silmakirjalik öelda, et prantslased ja prantslaseks mingisugune vabadus võtsid ja vendud. Vähemalt mul on siuke mulje jäänud. Ma ei tea, kas meil kehtivad need samad väärtused nii selgelt või Prantsusmaal, et see on võib-olla üks vastus selle küsimusel. Täiesti nagu kõrvale põikanud. Ma just ise praegu tegelen sellega, et kuidas Liidia Koidula oma teostes on Prantsuse revolutsiooni tõlgendanud ja mulle tundub, et tema jaoks on põhiliselt väärtused vabadus ja haridus ja ta jätab selle võrdsuse ja vendluse seal kuidagi kõrvale. Et need asjad nagu reisivad nii väikeste muutustega. Aga veel üks asi, et see küsimus tegelikult vist ka käis selle kohta, et võimu ja rahva suhe, jah. Et kas peab... Miks ei võiks öelda inimesed? Miks peab ütlema siis rahva? No jällegi see, et see on see grupp, eks ju, et kes... Kõik, jah, et tegelikult, et kui me ütleme, et keegi on kuskilt välja arvatud, et mõnikord on ju väga hea, kui sind kuskilt välja arvatakse, kus sa ei taha kuuluda, eks ju. Et seal on need 2 poolt olemas, aga jah, prantslaste kohta. Mis ma oskan öelda või mida ei nagu jõuab öelda, see lühidalt, ärme peame seda, et prantslastele meeldib, kui nendega räägitakse perfektses prantsuse keeles seda osaks sellest vabadus, võrdsus, vendlus, et see on selline pigem, ma ütleks, nagu kultuuriline eelarvamus, mis seal võib-olla väljendub. Aga ma arvan, et olles ise Prantsuse ühiskonnas mõnda aega elanud, ma tundsin küll seda, et sa oled selle ühiskonna täieõiguslik liige, mis siis, et sinu prantsuse keel ei ole perfektne või mingil hetkel ei ole perfektne ja sa oled teist päritolu ja nii edasi, kuigi eks ole, mul loomulikult ei olnud Prantsuse kodakondsust, aga viis, kuidas nad suudavad inimesi vastu võtta, muuta osaks oma ühiskonnast, respekteerida ka väljaspoolt tulijaid. Ma arvan, et see on üle maailma tuntud, kuidas inimesed, kes kuskilt on pagendatud, leiavad koha Prantsusmaa, mis väärtustab inimese vabadust, tema õigust olla teistega võrdne ja kindlasti ka teatav selline vendluse, eks ole, või õlatunne, mis sellega kaasneb, nii et siin ma arvan, et tuleks lahus olid nagu sellised kultuurilised eelarvamused ja teatud väärtused, mis alati ei ole nendega suugi kooskõlas. Kõigepealt Sven ja siis Liisa. Ma veel mõtlen korraks, et kas sama need Prantsuse nii-öelda vabadus, võrdsus, vendlus, et kas nad ei ole sellised, jah, sa tõid ka välja, et nad on universaalsed kindlasti või universaliseeritavad sellised mudelid, aga kas nad ei ole sellised teadusrevolutsiooni järgsed või teadusrevolutsiooniga kaasnevad nii-öelda väärtused laiemalt, et me nii-öelda saame religioonist, kuidagi nii-öelda tuleb inimese kätte rohkem see nii-öelda võim, et me saame aru, kuidas maailm töötab, et heliotsentriline maailm, päikesüsteem sellised nii-öelda, et kas need ei ole need väärtused muidu?
et noh, mina tahan öelda, et see on siiski nagu laiem kuidagi inimese vabanemine või selline hilis 17. sajandi selline mõttevool. Ma ei oska neid ilmselt väga hästi seostada teadusrevolutsiooniga, aga ma arvan, et need on küll teatud mõttes väärtused, mis on igasuguse sellise modernse riikluse alustalad, eks ole, mitte ainult Prantsusmaal, vaid ka kui te vaatate Eesti põhiseadust, siis meil on selgelt kirjas, et need on väärtused, mis on justkui, eks ole, meie demokraatliku ühiskonna põhiväärtused, nii et tõepoolest mulle tundub, et ilma nende väärtusteta, isegi kui nad tunduvad, eks ole, väga universaalsed ja võib-olla mitte väga sisukad, konkreetse sisuga täidetud, siis neid väärtusi ignoreerides või neid eirates, ma arvan, et ükski riik tänapäeval ilmselt sellist rahvusvahelist tunnustatust demokraatliku riigina ei pälvi. Lähekski siit kohe edasi, minu mõte haakus nagu täpselt sellega, mis te rääkisite, et sõna universalism käis läbi. Et räägiks äkki natukene ikkagi sellest riigirahvusluse tumedamast poolest ka siis, et see nii ideaalne asi ei ole. Ma arvan, et Prantsusmaa on üks nagu kena näide, aga räägime Ameerika Ühendriikidest näiteks, et selline väärtuspõhine rahvuslus teeb maailmas ka väga palju halba. Siin peaks vist täpsustama, mida ta täpselt halba teeb. Mida ta halba? Et kui üks maailma riik peab väärtusi nii-öelda nagu universaalseteks ja see annab talle õiguse sekkuda ülemaailmselt, et kas see on ju probleem, eks? Kes soovib esimesena kommenteerida? Ja ei, see on muidugi keeruline küsimus, et muidugi peaks ka ütlema, et see ei pea tingimata olema ainult väärtuspõhine rahvuslus, kes võib endale võtta õiguse sekkuda. Aga põhimõtteliselt jah, et ma arvan, et see on õige, et nagu ma ka alguses ütlesin, et me peaksime kõigepealt küsima, et mis need väärtused on. Et tegelikult asi sõltub pigem sellest ja mitte sellest, kas me räägime riigi rahvuslusest või mingisugusest etnilisest rahvuslusest. Et tegelikult, et me võime ka kujutleda, et on mingis, et näiteks ma ei tea, eestlased mõtlevad, et võrdsus, vabadus ja vendus on nende kõige kõrgemad põhimõtted ja et etilises mõttes jah, et neil on juba sellised traditsioonid ja meie esivanematest saadik on veel veres ja midagi taolist ja siis ju tegelikult ei ole vahet. Aga jah, et muidugi, et see on küll väga oluline küsimus, et kui mingisugune riik arvab, et ükskõik missugused väärtused on sellist, et nad annavad õiguse sekkuda ja vägivaldselt sekkuda. Jah, ma arvan ka, et see küsimus on iseenesest nagu väga oluline. Et kui me vaatame, eks ole, tänapäeva sellist poliitilist olukorda ja neid protsesse, siis me näeme, et sellist sekkumist teatud väärtuste nimel on väga palju ja tihti on see tõesti väga silmakirjalik, sellega võib ainult nõustuda, jah. Et ma siin ikkagi hoiaks lahus sellise teatud põhimõtted või väärtused ja teatud siis sellise reaalpoliitika, mille eesmärgiks tihti on nende väärtuste varjus siis kaitsta näiteks oma mingeid majanduslikke huvisid või midagi muud sarnast. Nii et tõesti seda silmakirjalikkust ei saa siin sugugi salata. Väga õige tähelepanu. Keegi soovib veel midagi lisada publiku seast? Aga sellisel juhul, et rahvusluse teemale joone alla tõmmata ja maa juurde liikuda, ma viskaks üles ühe sellise spekulatiivse küsimuse veel. Ma tean, et tuleviku ennustamine on tänamatu töö ja ma just lugesin hiljuti uuringut, mis näitas, et kui eksperdid, ennast ekspertideks pidavad inimesed tuleviku ennustavad, siis nende ennustuste täpsus ja tõenäosus on sama halb kui mitte ekspertide oma, kui mitte halvem.
aga sellest hoolimata ma võtaks selle riski ja küsiks, et milline võiks olla rahvusluse ja rahvusriikide tulevik alanud sajandil? Kas nad jäävad püsima näiteks või mitte? Ma ei tea. aga ma tegelikult see on pigem nagu selline soovmõtlemine, et võib-olla tulevad mingisugused uued moodustised rahvusriikide asemel, aga mina küll tegelikult loodaks, et jäävadki ikkagi just sellised mingisugused vabatahtlikkuse ja võib-olla mõnes mõttes traditsioonide alusel olevad grupid, kes siis kaitsevad oma õigusi või teevad seadusi, et nad ei pruugi tingimata olla rahvusriigid, et võivad olla midagi muud, aga sellises nagu päris sellisesse universalistlikku mingisugusesse sellisesse, no jah, et ma pigem isegi ei tahaks uskuda sellesse, ütleme nii. No, ma täpsustan siis mõneti, ma silmas pean, et see, et ühel pool, eks ole, meil on Euroopa tasandil me näeme liikumist selliste föderaalsemate valitsemisvormide poole, nagu Euroopa Liit, mida mõned inimesed kardavad ühel hetkel muutub Euroopa Ühendriikideks, kus siis rahvusriikidel, rahvuslikud identiteedil ei ole enam nii suurt rolli ja rahvusriigil saanud. Aga teiselt poolt me näeme siin viimastel aastatel võrdlemisi tugevat poliitilist vastusurvet just nimelt rahvusliku identiteedi ja rahvusriikide säilitamise poole. Ma just sellelt pinnalt küsingi, või sellest pinnalt on minu küsimus motiveeritud, et huvitav, kumb nendest tendentsidest jääb peale või on meil oodata ka alanud sajandil sellist ebastabiilset tasakaalu, kus kord pendel liigub rohkem ühele poole ja kord teisele poole. Jah, ennustamine, nagu kõik teavad, on väga tänavatu tegevus, eks ole, aga ja neid praeguseid poliitilisi protsesse vaadates nii Eestis kui laiemalt, eelkõige Euroopas, eks ole, võib vist öelda, et tõepoolest on väga tõsine surve, et säilitada sellist etnilisel rahvuslusel põhinevat rahvuse mõistet ja ega ma päriselt ka ei arva, et see rahvusriik kui mudel kuskile otseselt kaob, ma pigem arvan, et võib-olla see muutus toimub selles mudeli sisus, et see rahvusriik sellise mudelina säilib, aga me ikkagi liigume teatud selliste avatud kogukondade koosluste poole, kus tõesti selle kogukonna liikmeks olemise eelduseks või tingimuseks ei ole enam siis sellised erinevad päritolu narratiivid, vaid pigem siis teatud väärtuste siis tunnustamine ja nende järgimine, mida mulle tundub, et Euroopas me juba mitukümmend aastat nii-öelda domineerimas sellist mudelit näeme ja kuigi tõepoolest see on omamoodi selline föderatiivne rahvusriikide kooslus, eks ole. Pole isegi väga lihtne ilmselt öelda, mis laadi muutustega võib siin mõnekümne aasta pärast tegemist olla, aga jah, mulle tundub, et ei ole alternatiivi sellele, et see rahvusriigi mudel muutub suunas, milleks me võib-olla päriselt praegu valmis ei ole. Aitäh, kas keegi publiku seas soovib sõna sekka? Palun. Ma toon nüüd moodi siis, jah, et see globalisatsioon ja kas see tahtmine või nagu, ma ei tea, moe jälgimine nagu muutub seda, kiirendab seda, soodustab seda globalisatsiooni, kus me nagu loobume oma rahvariietest, tegelikult juba ammu loobusime, et me iga aastaga näeme igal pool maakera sarnasem ja sarnasem. Meie eelistu igal pool on Saare ja HM ja nii edasi, igal pool on ühesugused koalitsioonid. Kui me läheme Eesti, Läti või Leedu enam nagu või Prantsusmaale,
me ei näe nii palju nagu erinevust inimestel, kõik on ühesugused põhimõtteliselt, väga erinevad ja samas nagu ühesugused. Ja siis kui mood dikteerib, et nüüd on meil Maroko prindid moes, siis nagu toimub selline nagu eksotiseerimise nagu mingi rahvusluse eksotiseerimise mingiks lühikeseks perioodiks mingi uue kollektsiooni jaoks või mingi sügiseks on Aafrika prindid moes või teised prindid, et nagu ma ei tea, selline proov midagi veel. Ja ma vastan ka sellele, et jah, seda küsimust on ka mul küsitud ka selle näituse raames. Ja ma arvan, täna Tanja teos just nüüd räägib sellest või ta küsib küsimus, et kas on võimalik luua selline neutraalne identiteet, mis on selline globaliseerinud ja ühtlane identiteet, mis muidugi on selles mõttes kohe läheb sealt metsa, et see on selline HM-saarane, kõik sellised lääne mudelid, mis suruvad siis maailmale, see on mingi imperialistlik mood siiski, mis surub nii-öelda ühe lääneliku moe teistele peale, et ta ei ole kindlasti kuidagi neutraalne. Aga see hooajalus siis, et ma arvan, et ega see kõrgmoes ja igasuguses moes püsivad need rahvuslikud motiivid. Need on lihtsalt võib-olla uue kuju, et need motiivid ei ole võib-olla sarnased, et me ei näe sellist rahvarõiva motiivi, aga tänapäeval, mida üha rohkem näeme, on sellised, kuidas tänavamoodi, kõrgmoodi ka Eestis viimasel Tallinn Fashion Weekil just mõned kollektsioonid võitsid auhindu, ilmuvad sellised Ida-Euroopa elemendid, mida tehakse meie rahvuslikuks elemendiks vaikselt kirjutades. No lihtsalt rahvuslikud sümbolid muutuvad, ma arvan, et tegelikult see ei muutu nii-öelda olematuks või niisuguseks üldiseks, et lihtsalt mulle tundub, et sümbolid vahetuvad ja asenduvad. Kui see on nagu dekoor, igaüks võib seda kanda. Mina võin ida-eurooplase identiteedi endale selga panna ja mingi ameeriklane ka. Et selles ei ole midagi sellist, mida rahvuslased väärtustavad. Et see on nagu mingi nende traditsioonide lihtsuste kaotamine, ma ei tea, laavutamine. Jah, siit on huvitav järgmine arutelu saab siia teha, et kui palju kohtuvad siis subkultuuride rahvuslus või sellised kontrakultuurilised liikumised, mis peaksid justkui sellise ühisele rahvusideele nagu vastu seisma, et kui palju nad tänases päevas tegelikult võtavad ise sellist rahvuslike elementide loomist enda peale, mulle tundub, et see on märksa huvitavam aspekt, kuidas mingid punk ja sellised öelnud näiteks Eestis ka nii-öelda rahvuslikuks sümboliks liikumist, mis võib-olla teoreetiliselt ajaloost ei peaks sinna kuuluma. Aga et ma siiski arvan, et kui USA-s kannab see Ida-Euroopas seda vaibu, see viitab siiski mingile kultuuri kontekstile. Tal on siiski nii-öelda teine tähendus nii-öelda, et tal on see sümboolne tähendus siia Eestisse ja see nii-öelda Ida-Euroopasse. Ma ei poolda, et Eesti on mingi Ida-Euroopa mingi ma pooldan ei poolda, aga ma võib-olla näen seda siiski sellise rahvusidentiteedi loomine ka seda Ida-Euroopa sellise dešeerimist läbi moetamist. Ma tõin ühe näide, mis ma kunagi panin mõtlema selle moe peale, et ma nägin Koreas on nagu mingi subculture liikumine, kus nagu inimesed riiutavad nagu skinhead'id. Et nagu see kas sa kannad seda ideoloogiat või nagu lihtsalt arusaamatu? No ilmselt tänapäeval, et see skinheadi subkultuur iseenesest kiiresti kaaperdati sellist natsionalistide poolt, kui ta algselt ei olnud selline liikumine. Et ma arvan, sellisel tänapäeval need tähendused on seal ka märksa muutunud, et ma ei tea, mis ta seal Jaapanis, mida ta seal Koreas sümboliseerib. Aga ma arvan, et see on jälle selline niisugune neoliberaalne kultuuri tarbimismuutus nii-öelda, et kus sa tarbid mingeid kultuurilisi elemente ja subkultuurilisi elemente võib-olla lihtsustatult ja nii-öelda ilma selle ideoloogiat just, et sa ei teagi, et see on mingi ideoloogilised on, et see on sellest nagu tühi. Suur tänu selle väga põneva kõrvalepõige eest. Mulle tundub, et
kui sellele arutelule mingisugune akadeemiline silt külge panna, siis võib-olla üks kultuuriline apropriatsioon. Ehk siis ühe kultuuri elementide või märkide kasutamine mingi teise kultuuri poolt. See on tegelikult praegu väga elav vaidlus selle, et kui moraalselt lubatud see, et see on eriti kui see kultuur, laenav kultuur on olnud laenatava kultuuri suhtes jõukolonialismi või domineerival positsioonil. Ja nagu ma olen aru saanud, siis hetkel just ühtset kõigile sobivat lahendust sellele vaidlusele ei ole leitud. Ühelt poolt on öeldud, et tegemist on teatud tüüpi uue koloniseerimisega ja lugupidamatusega selle kultuurites, kellelt laenatakse. Teiselt poolt on meile rõhutatud, et kultuuri areng käibki läbi laenude ja läbi tsitaatide. Ja selles mõttes, kui me tahaksime sellise laenulise ära keerata, me mingis mõttes musealiseeriksime selle kultuuri, tapaksime ta ära, muudaksime ta elutuks, takistaksime ta arengut. Et mulle tundub, et mõlema seisukoha poolt on häid argumente, me ise igaks juhuks ühte või teist positsiooni ei võta, ma ei ole ka piisavalt nädel, et seda teha. Aga see on väga hea, et juhatasid ühte sisse moe teema. Ma küsikski mõnes mõttes palju lihtsama ja fundamentaalsema küsimuse seoses moega. Nimelt, miks me üldse riideid kanname ja kust mood tuleb? Et see kontekst sisse juhatada jällegi, et ei muugu seast käib küsimusi või soove kaasa räägiks. Ma väga põgusalt mainiksin mõned levinud hüpoteesid või ideed selle kohta, et miks meil üldse riided seljas on. No, üks võib-olla kõige levinum arusaam on see, et riietuse kandmine, see lähteimpulss on praktiline. Ja vaatate inimest loomariigis, siis küüsi meil ei ole, suuri teravaid hambad ei ole, nahkaga võrdlemis õhuke, see on kaitse keskkonna ja muude ohtude eest. Riietus on praktiline. Nüüd Thomas Carlyle väites, et riiete kandmine ei tulene mitte häbitundest ja tagasihoidlikkusest, mis võib kaasa olla sellest loomulikest ja praktilistest seletustest, vaid hoopis enese ihtimisest. Ühesõnaga, riided on järgmine samm peale ehteid. Tema arvas, et see on peamine. Nüüd sotsiaaldarwinismi tuntud pooltaja Herbert Spencer leidis, et tegelikult riided on sotsiaalse staatuse märgid. Inimesed kannavad riideid selleks, et teha sotsiaalseid ja klassivahesid, eristusi ühiskonnas. Kes kuulub kõrgemasse klassi, kes madalamasse, kes keda kuulab ja nii edasi. Ja siit omakorda seda ideed mitte küll otse, aga mingil viisil on edasi arendanud Georg Simmel. Ja saabist esiteks inimesed kannavad riideid selleks, et teistele signaale saata selle kohta, kuidas nad tahavad, et neid koheldaks. Ja ta leidis, et mood ise tuleb sellest samamoodi sotsiaalsete eristuste tegemise soovist, kus kõrgklass tahab ennast madalamatest klassidest eristada, seetõttu riietab ennast madalamatest klassidest teistmoodi. Madalamad klassid tahavad neid imiteerida ja hakkavad sarnaselt riietuma, mis omakorda utsitab kõrgklassi oma riietust jälle muutma. Et see on räägitakse ka trickle down economics, eks ole, kus rikkus tuleb tipust allapoole, sotsiaalse püramiidist tipust, siis Simmeli arvates mood samamoodi tuleb sotsiaalse püramiidi tipust allapoole. Ma üksaks õhku küsimuse, mis te arvate, miks me riideid kanname ja kust see mood üldse tuleb? No see on küll küsimus laiale ringile olime. Jah, ega ma ka teiste eest ei julge öelda, taha rääkida, et miks keegi riideid kannab, et ma ise kannab ikkagi tavaliselt sellepärast põhiliselt, et talvel on külm, sellepärast on suvel ka vähem riideid kannanud, selles ilmselt ei ole kahtlust. Aga no siin mingis mõttes on ju, eks ole, selline väga selgelt isiklik vaatepunkt asjal, et isegi siis, kui me riideid kanname puht sellistel praktilistel eesmärkidel, et ei oleks külm või ei oleks häbi või mis iganes, kellelgi siis isiklik vaatepunkt on, siis see, kuidas me riides käime, see on juba hoopis teine küsimus ja mis põhjused või põhjendused siin mängu tulevad, miks me paneme riidesse ennast just nii või naapidi, siis see on minu arust nagu väga põnev selline kultuuriteoreetiline küsimus ja miks mitte ka filosoofiline küsimus, et mis meid sunnib siis identifitseerima ennast nii või naamoodi ja siin ilmselt see identiteedi küsimus mingis mõttes on väga
väga oluline, eks ole, et kellena me identifitseerime. See mängib rolli ja me kõik, eks ole, meil on teatud riietusviisid, mida me ei saa kuidagi aktsepteerida, isegi kui me usume, et me oleme muus suhtes üsna vabameelsed või ei oma mingeid väga olulisi eelarvamusi. Mulle on meeldinud seminarides tudengitelt küsida, et miks on niimoodi kõik ülikoolid õppejõud näevad ühtemoodi igavad välja. Näiteks meesõppejõud enamasti käivad enam-vähem ühtemoodi riigis. Kuidagi niimoodi näiteks. Ei ole väga järgseid värve, eriti ei ole mustreid ja nii edasi. Üks võimalik vastus oleks see, et see on teatud katse olukorda defineerida. Ja see on ühtlasi osa sellest institutsiooni ja sellest sotsiaalsesse gruppi kuulumisest. Ei ole niimoodi, et muidugi tööle valitakse riietuse järgi. Aga pigem tundub, et ühel hetkel tekib mingisugune moel osas mingisugune konvergeerumine. Isegi kui esialgu oli maitsed eelistused ekstravagantsemad, see oli ka tegelikult osa sellest küsimusest, miks me riideid kanname ja miks me just neid riideid kanname. Mina ei usu, et akadeemias on nüüd kuidagi selline välja teinud. Ma arvan, et siiski, et sa, ma ei tea, alateadlikult allud mingile selle, et sa akadeemia nõudele kuidagi riietuda, et see ei ole kuidagi sülitud sulle peale, aga sa näed, et kuidagi teised riietuvad, sa ilmselt tunned, et sa ei saa liiga teistmoodi sa riietuda, ma arvan, et ma nüüd kahtlen, et see on nii, nagu sina saad sellest, ma ei tea muidugi, ma vaatan ka teid, et te olete täitsa erinevad riigid. Ja ma tean, jah. Need sina kannad punast. Jah, ma ei õpeta akadeemias. Kui kunagi õpetavad, siis vaatame, kuidas see on, aga ma ei usu sellesse ülikooli selgitusse, et ma kahtlen, et see nii on. Ma näen, et see on siiski ise mingi stereotüübi alla langemine kuidagi, kui sa nii ennast lähed selle tuuga. Kas teie publikus sooviks midagi lisada? Kellegi uusi huvitavaid hüpoteesi? Miks teil üldse on riided seljas? Või on see praktiline seletus kõige mõistlikum? Lihtsalt siin laiuskraadidel on külm ja lugu näiteks ja nii edasi. Mul on üks hea mõte, et põhimõtteliselt on seadusega keelatud ilma riietata käia. Kui sa arvasid, et näiteks ülikooli õppejõud riietuvad ühtemoodi, kas siin on mingi rahvuslik mõõde ka? Et kas sa arvad, et näiteks Eesti õppejõud rietuvad teistmoodi kui Prantsuse õppejõud? Mina konverentsid ei ole täheldanud. Kõik on ühesugused. Võib-olla ma käin vist väga ibavatel konverentsid. Võib-olla kunstialased konverentsid on huvitavam. Filosoofia konverentsid on kõik ühesugused. Ja just ma tean, et sa oled öelnud, et sa oled 4. koolis õppejõud, et võrdle siis need, kas kunstiakadeemias näiteks on ka nii? Kunstiakadeemias on kõige värvikamad kujud, vaieldamatult kõige värvikamad kujud, nii tudengid või õppejõudude seas täiesti kahtlemata. Kui kõige värvikamad kujud mingis mõttes on modeelid, need, keda joonistatakse. Need on mõnikord suuremad boheemlased kui ükskõik millised õppejõud ja tudengid siin koolis. Aga nüüd Roland Barthes on öelnud, et moes on tegelikult üks fundamentaalne eristus. Muidugi me räägime sügismoest ja kevadmoest, talvemoest, suvemoest, eks ole. Iga aasta on miski moes ja miski ei ole. Kord Aafrika mustrid, kord Ida-Euroopa mingisugused detailid. Aga ta on väitnud, et tegelikult ainus tõeline vastandus moe sees ja kultuuris laiemalt sellised moega on moodne versus ebamoodne. Kas olete moodsalt riides või te ei ole moodsalt riides? Ma tahaksin küsida, et mis te arvate, kas see on tõsi ja teiseks, kas äkki moodne ja ebamoodne või mittemoodne on vähem isegi tähenduslikud ja rohkem moraalsed hinnangud ja kategooriad? Minu jaoks võib-olla tekitab sõna mood nüüd siis küsime, et ma ei tea, mida see täpselt tähendab paetriided. Riided lihtsalt, okei. No mul tundub, et mittemoodne, mul tundub, et see on trendikas või mittetrendikas, et ma tooks see trendi sõna siis, et see on rohkem muutub. Et mood kui selline, kui mood on riided, siis et mis ma olen paljas või riides, ma näen seal paati mõtet. Ma
ma ei näe, ma näen, et see on trendist, me räägime siiski, et mitte moest, et Pardist küsta tükk aega tagasi juba, et võib-olla see moe mõiste on ka muutunud, et nüüd võib-olla on juba päris moodne olla ka selline moodi eirav, ütleme, või selle I don't care suhtumisega. Ja mis teeb juba natuke hüppe tagasi poole, et kui me rääkisime sellest rahvusriikide tulevikust ja millest võib oleneda natuke seostada moega, et üks nii-öelda trend on ju kas see neoliberaalse majanduse vastu demonstreerimine just sellega, et kanda näiteks teise ringi riideid või siis jah, muid selliseid riideid, mis nagu demonstratiivselt väljuvad moeringist ja sinna hulka võib-olla võiks ka siis lugeda mingisuguse etnilise noodiga riided, et ma tahtsin täna tulla Uhu-kampsuni, kes ma oleks veel rohkem viljaks jäänud. Jah, ma arvan, et Roland Barthes ilmselt mõtles selle moodne ja mittemoodne või antimoodne, nagu ta ütleb, eks ole, all seda, et ühel juhul me kuidagi moodi järgime seda või jälgime seda, mis moes toimub, millised trendid ja nii edasi ja kui me oleme seda antimoodne või moevastane, siis see tähendab seda, et me lihtsalt mitte ainult, et meil on ükskõik, vaid meil on aktiivselt ükskõik, eks ole, et me ei lähe sellega kaasa, sellepärast et see on erinevatel viisidel meie jaoks vastuvõetamatu alates keskkondlikest põhjustest ja lõpetades mingite etniliste või muude tõekspidamistega. Aga mis puudutab seda moe seost, eks ole, rahvusega, siis ka siin näitusel on ju, eks ole, justkui vist kõik teosed seda teemat omal viisil kõnetavad. Ja mulle tundub, et siin ilmselt peaks eristama nagu sellisel laiemal tasandil moekunsti ja moetööstust, et üks asi on see, mida moekunstnikud teevad, miks nad tihti selle rahvuse teema või rahvusluse teema sisse toovad, on see lihtsalt, et nad mängivad selle nii-öelda iseenese identiteediga või ühiskondlike identiteetidega, seavad neid kahtluse alla, püüavad neid muuta, näidata nende võib-olla siis sellist põgusust või mis iganes karakterit, eks ole. Moetööstused me tavaliselt ei eelda seda, et nad seavad midagi kahtluse alla või eksperimenteerivad või midagi muud sarnast, nii et tihti, kui need sellised rahvusmotiivid jõuavad moetööstusesse, siis see ei ole otseselt mingi, eks ole, küsimus identiteedist, isegi kui me seda niimoodi tahame tõlgendada. Kellegi publiku seast on midagi lisada? Kui ei, siis asi väga pikale veniks, vaatame viimast teemat, mida ma mõtlesin täna käsitleda, ehk siis moe rahvuse identiteedi ristumispunkt, kus need kõik kokku jooksevad. Ja tundub, et see, kuidas ma oma riideid valin, sellega ma ütlen teistele midagi selle kohta, kes ma olen. Kus ma püüan oma identiteeti luua selle kaudu, milliseid rõivaid ma kannan. Ja see riiete tähendus tuleb, eks ole, nende kultuuri kontekstist, sellest, millised on teised riided, mida samas kultuuris kantakse, ehk siis selle minu valitud riidesemete erinevusest, teistest riietest ja veel traditsioonidest ja muust sellisest. Kuid minu küsimus on, et tõugub Tanja Muravskaja teosest, mis on täna näitusel avatud, Tanja püüab konstrueerida riideid. Ehk siis ma saan justkui selliseid rõivaid, mille selga pannes ei saa öelda, kas ma olen eestlane või venelane, liberaal, konservatiiv ja nii edasi. Ja küsimus olekski, et kas on üldse võimalik, kas on üldse sellised riided võimalikud, mis on selles mõttes identiteedi seisukohalt tähenduslikult neutraalsed. Ehk siis mingis mõttes on see küsimus sellele, kas Tanja saavutas oma eesmärgi. Küsimus on raske,
Taani saavutaski, ma arvan, tänu sellele, et selle eesmärgi, et ta pani meid sellest mõtlema, et kas see on võimalik või ei ole. Ma ise arvan, et see ei ole võimalik. No näiteks, et selle katse puhul siin on hästi tugevad mingid elemendid, mis hakkavad minul kohe viitama, et juba valge puhas värv, puhtus viitab minu mingi sektisusele või mingi religioossele kuulumisele või mingitele sellistele nähtustele. Samas need HM-id ja need muidugi viitavad sellisele globaalsele ühtsele identiteedile, mis siiski alus sellisele lääne mudelile mul tundub. Et võib-olla need on lihtsalt mingid mõned paar ideed, mida Tanja kutsub meil mõtlema, et selles mõttes ta on edukas. Aga et see küsimus, kas on identiteedi vabad riided olemas, see ei saa olla, ma arvan, see võimatu, sest kui sa lood selle identiteedi vaba riided, saab need tähenduse, see on võimatu, et ta ei saa nagu füüsiliselt eksisteerida, see on teoreetiliselt on võimalik. Ujumispüksid näiteks. Ujumispüksid. No ujumispüksid kindlasti saab vaadata, kus need algus said, kes hakkas ujumispüksid kandma. Ma tänapäeva mõtlen, et sa ei saa ühte. No kindlasti mingi Speedo on mingi väga domineeriv firma, ma mõtlen suuresti, kes seda toodab, kus see tuleb, kus nad oma toormaterjali saavad, et sa saab hakata tagasi uurima neid nii-öelda materjali. Ei, ma mõtlen lihtsalt, kui inimene kannatab ujumispüksidest, siis sa saad seda, ta on ju sõltumatuna. No ta kindlasti Araabia naine näiteks. See vastab juba tegelikult. Ja sõltub, et kui sa rannas oled ujumisvõissel, sul on mingi lipp selle peal. Okei, lääne mõttes. Et jah, ma ei tea ujumispüksi no ajalugu, et kas ta üldse tuleb. Mis sa arvad, et riided on nagu nii tugevad, et nad alati suruvad mingisuguseid väärtusi ümbritsevatele peale? Kust see tuleb? Ei, ma ei arva, et üldse ma ütlen, neid saab tõigendada, et neil on tähendus, et nad kannavad tähendusi, see on seal olemas, et ma ei ütle, et nad sunnivad kellegi peale. Selles mõttes, et me nagu tänapäeva maailmas liigume üldiselt sinnapoole, et ka inimeste välimus, eks ole, on, kui kellelgi on tumedad juuksed või tumedad silmad, me kohe ei hakka temast mõtlema kui lõunamaalasest, eks ole, et see kõik on nagu selles mõttes segane ja hea on, et on segane. Et võib-olla miks me nagu riietest ikka seda ootame või arvame? Ma arvan, et mis on see raske küsimus. Et no ma arvan, need on väga konkreetsed riided, mis on sellised, mis viitavad väga konkreetselt millelegi. Ja võib-olla need on sellised traditsioonilisemad riided, võib-olla rahvusriided, rahvusmotiividega riided või mingi niisugused riided, aga võib-olla see igapäevane riietus, et no ma arvan, et see on nagu inimese muidugi ka loomulik osa, et kui vaadata, kuhu sa kuulud, et see riietuse nii-öelda analüüsimine või sinu väljanäemise analüüsimine on lihtsalt mingisugune paratamatu, mul tundub mingi mehhanism, et ma teen seda iseenesest, et see ei ole kuidagi selline ideoloogiline mehhanism, et see on lihtsalt võib-olla inimese mingi ajumehhanism. Ja ma ei tea, kus see on tulnud, et ma neuroteadus ei tunne, ma eeldan äkki see meid sellised. Ma ei tea, äkki teistel on ka mõtteid selle teema, mind lihtsalt nagu hakkas huvitavad, miks riided on nii võimsad selles mõttes, et see annab neile väga palju võimu. Jah, sest nad nii-öelda inimese juures katavad ka meist visuaalselt väga palju suure osa, mul tundub, et nad on hästi kättesaadavad ja hästi esmased niisugused vahendid, kuidas ma inimest hakkan vaatama ja nägema nii-öelda, et selles on kindlasti nägu, selles on terve keha katvad nii-öelda riided, et see annab mulle lihtsalt selle analüüsi platvormi palju, et kus ma saan üldse millest kinni võtta. Jah, mis puutub, võib-olla see on natuke seda tõlgendust selle Tanja Muravskaja teosega, et omamoodi mulle ka tundub, et Tanja Muravskajal õnnestub see lahtisidumine sellisest igasugust identiteedist, sest me teame, et valge värv on praegu sellise kiirmoetööstuse üks lemmikvärve, eks ole, sellepärast, et ma ei tea, miks kõigi neid põhjuseid, miks see nii on, eks ole, aga me näeme väga paljusid inimesi üleni valges ja see mingis mõttes sümboliseerib sellist moetööstuse kiiret tsüklit, eks ole, et need valged riided kiiresti määrduvad, me peame neid siis kas väga kangete ainetega pesema selleks, et neid uuesti nagu kanda. Me ei näe väga palju sellisest luitunud valges, eks ole, inimesi tänaval. See omamoodi sümboliseerib sellist kiiret tsüklit, sest need
riided tuleb lihtsalt mingil hetkel ära visata, nii et selles mõttes nad ei kanna sellist, eks ole, mingit muud tähendust peale selle, et neil on see selline kiire väljavahetamise tsüklilisuse selline tempel, aga noh, seal on ka muidugi palju muid tähendusi, nii et ma tõin välja lihtsalt ühe. Aga need jälle ongi üks tõlgenduseks, et ei ole neutraalne. Aga nende riiete tugevuse kohta ja tõlgenduse kohta, võib-olla see on suhteliselt banaalne vastus, aga et ma arvan, et see on ka lihtsalt inimeste vajadus otsida mingit piidet, et tõlgendada teisi inimesi. Et see ei pea tingimata olema mingisse rahvusgrupi paigutamine, et nagu siin oli näide, et nagu võib-olla hoopis mingisugune professionaalne teema, et kui meil oleks rohkem aega, siis me võiksime ju muidugi analüüsida, et kutsuda kellegi siia ette ja hakata arvama, et mis on see, mida me järeldame sellest riiete valikust ja muidugi võimalik, et me teeme erinevaid järeldusi, aga et me kõik kuidagi otsime mingit võimalust teistest inimestest aru saada. Tagasi rahvusluse poole tahtsin mainida, et Norras on olemas rahvuspäev, et maikuus nad peavad seda, et kui kõik inimesed kannavad tänavatel oma enda rahvuse riideid ja erinevaid sümboleid ja on olemas ka näiteks rahvusriiete politsei. Et nad kontrollivad, et kuivõrd õigesti üks või teine õmplus on õmmeldatud või kas neid sümbolid vastavad tõele. Ja siin on küsimus, kas on vaja neid sümboleid kaitsta ja nagu rahvussümboleid või anda neile mingisugust sellist hübriidvormi. Ma tahan kommenteerida, et kas Eestis ka ei olnud mingit sarnast asja nagu või mingi arutelu, et miks mingi laulu või tantsuga kantakse, nagu et kas need riided on nagu õiged rahvariided, et vahepeal oli nagu see, et hästi paljud inimesed võtsid neid odavamaid mingeid versioone, mis olid, muidu päris rahvariid tegemine hästi kallis ja Norras ma kõrgnet, et veel nagu kallim. Ja siis olid mingid odavamad versioonid, umbes Eesti rahvariietest olid liikvel ja lauluga tantsuga kanti ja see oli mingi problemaatika nagu sellest, et kas nad on õiged, eks neid tohib kanda rahvariiete nime all. Ja ma arvan, et siin on kaks erinevat lähenemist, et üks on selline, et kui selline moepolitsei ütleb sulle traditsioonipolitsei võib-olla siis pigem, et kas see on vale sellise poliitilise identiteedi seisukohalt või siis see teine on see, mis me, kui Klaudia Leppiku tööd me esitlesime, siis folklorist Andres Kalk rääkis seto kultuurist, et seto küladest siiamaani on moepolitsei, kes liigub ringi, vaatab, kas sa kannad oma kuiksõlel seda ehet õigesti või valesti, et see on täiesti tänase päeva olemas ka Eestis. Aga seto kultuuris on võib-olla peamine see, et neid huvitab, et selle käsitöö meisterlikkuse säilitamine, et sa nii-öelda teeksid seda hästi ja nii, nagu see on traditsiooniline, et seal ei ole seda nii palju seda poliitilist aspekti, et ka seto kultuuris on see traditsiooniline seto kultuur on nii võrd kaugene nendest, et on lubatud nii-öelda palju rohkem, kui oli kunagi lubatud. Just noore näide tagasi tulles, et üks moekunstnik Araabiast, tema kasutaski Norra sümboleid ja Norra motiive, nagu rahvusmotiive selleks, et luua uut kostüümi. Ja see tekitas ühiskonnale hästi palju konfliktseid arvamusi. Et siin nagu, ma näen seda, kui väga, kas riia või mood saab ühiskonda muuta, siis nagu sel juhul saab väga, nagu saab öelda, et jah, et nagu see kerkib mingisuguseid ühiskondlikke reaktsioone. Jah, terve selle näituse eesmärk oli sellist ja et selle sama seto tööle tulles, et me lähme jälle sinna kultuurilise omastamise termini juurde, mida Oliver üles tõstis, et kui palju see on aktsepteeritud, kui palju seda tohib teha, kes seda tohib teha, kes seda ei tohi teha, et need on oluliselt keerulised küsimused. Aga näiteks selle sama seto töö puhul
folklorist Andres siis, kes on ise Seto nii-öelda, et tema jaoks oli oluline, kui ma kutsusin ta see rääkima, ma tutvustasin talle seda tööd, ta tundis kohe, et see on libe tee, et see ilmselt on niisugune läbi kukkunud üritus, aga kui siia jõudis, ta nägi seda tööd, ta hindas seda tundlikkust, neid Seto traditsioonilisi mingi võtteid, mida on kasutatud ja neid just võib-olla võtete taga olevaid mõtteid ja kuidas need selles töös avalduvad ja tema ütles, et iga Seto ilmselt oleks selle üle uhke, et see ei ole üldse niisugune halb omastamisversioon, vaid see on väga ilus nagu traditsiooni edasi jätkamine, et tal ei ole seda halba konnotatsiooni. Et kindlasti traditsioonid uuenevad ja traditsioonid peaksid uuenema, et see on riivet suuremalt seda. Tuli selle Setoga Muhu näide, et ma liikusin 4 aastat tagasi sinna Muhule lähemale ja siis kõik näidasid täpselt, et kuidas sa tohid käituda, kuidas ei tohi, mis riided on ja kuidas pead kandma. Aga mulle tundus see, et nad ise, nemad võivad valesti kanda, et nemad mängivad oma riietega väga palju seal. Aga see ei olnud üldse kuidagi keeruline lõpuks aru saada, et kõigepealt uuri, mida sa muutma hakkad või mida sa teistsuguseks tahad teha. Ja kui sa tead seda, siis on kõik lubatud. Et see ei ole nagu väga karm värk, aga nad lugupidamist lihtsalt. Üks aspekt minu arust, millele ka võiks nagu tähelepanu juhtida on ju see, et kui me vaatame nagu kas või sellises hulgik või jaekaubandusringi, et mis meile pakutakse, eks ole, milliseid riietumisvõimalusi, siis me näeme, seal on tegelikult erinevaid selliseid rahvuslikke motiive väga palju, aga me muidugi ei pruugi neid, ma ei tea, rahvuslike motiividega sokke osta ju lihtsalt sellepärast, et me tahame väga sellised rahvuslikud, eks ole, välja paista, vaid see võib olla ka puhtalt sellistel esteetilistel põhjustel. Meile meeldivad teatud värvid, teatud mustrid ja seda enam, et selline kaasaegne rõivamood, eks ole, selline globaalne rõivamood ei paku sellist väga värvikat ja samas huvitavaid, eks ole, mustreid, nii et siin võib ka nagu näha sellist nagu kitsamat seost siis sellise teatud esteetiliste eelistuste, väärtuste vahel ja siis selle, eks ole, siis erinevate riietumisvõimaluste ja riietumiskoodide, nii võib öelda, vahel, et see ei pea kindlasti olema rahvuslik või mitterahvuslik, vaid on ka muid põhjuseid. Aga võtaks üles korraks uuesti teema, mida Liisa tõstatas, et milline siis on ikkagi riiete jõud meie üle. Mood muutub hooajati ja nagu siin varem ka juba korduvalt mainitud, eks ole, võtab oma motiive erinevatest kohati rahvuslikest allikatest. Kui on tõesti niimoodi, kas on tõesti niimoodi, et ma saan oma identiteeti muutes oma riietust ja olulisemalt veel, kas see muutus saab olla midagi sügavama? Võib-olla selle aluseks mina ise jään samaks, aga ma lihtsalt mängin teatud identiteedi mängu. Et täna ma käin, näiteks enda puhul ma võin öelda, keskkooliajad ei oleks neid ära tundnud, mul olid küünanukid ja need pikad juuksed, must nahk, tagi, neitid ja kettigi nagu poisaaped ja nii edasi. Olid see sina? Täpselt, küsimus ongi, et kas see nüüd siin, see keskkoolipoiss, kes leidis, et Metallica on väga tore, kas seal oli mingisugune fundamentaalne oluline erinevus tänu stiilimuutustele või mitte? Jällegi laenates ühte väga vana Parti tsitaati, mida ma siin ise olen kohakult tõlkinud, ütleb, et mood on märkide klaviatuur, mille seast muutumatu isiksus valib oma päevase meelelahutuse. See on paljundamiseks piisavalt rikka, kui kadumiseks liialt stabiilse isiksuse viimane luksus. See on kirjutatud enne seda perioodi, kui ta jõudis arusaamani, et seda stabiilset autorit ja muud säärast üleüldse ei ole. Aga see tsitaat justkui viitaks sellele, et tegelikult inimesed, see identiteet või minapilt jääb suuresti samaks, aga vastavalt moele, vastavalt tujule, vastavalt hooajale, sealt valitakse väliseid ehteid, mida endale selga panna, et erinevaid signaale saata ja läbi mängida võib-olla neid identiteedi võimalusi, mida igapäevalus ei ole. Ja kui niimoodi, siis tundub, et riiete jõud meie identiteedi ja minapildi üle on palju väiksem.
jah, mulle tundub, et moetööstus palju nagu panustab sellele, eks ole, et see meie püsiv identiteet otsib mingeid erinevaid maske ja viise ennast varjata ja mitte ainult varjata ja samas ka ennast väljendada läbi nende, eks ole, erinevate riietumisviiside, sest paratamatult nagu Piret Käsin ütles, et riietus on väga oluline viis ennast väljendada. Aga siia võiks teise sellise mõiste kõrvale tuua, mis mulle tundub ka nagu toimib omamoodi sellise vastukaaluna nagu sellisele moe tsüklilisusele on selline teatud mõttes, eks ole, stiil, riietumisstiil, mida me mõnikord siis nagu eelistame, mis on pigem selline püsiv teatud identiteet ja mitte selline, eks ole, tsükliline või muutuv või teisenev, nii et siin mulle tundub, et mood ei ole sugugi ainult selline tsükliline, vaid moes on ka teatav siis selline püsivus, mida võib siis tõlkida sellises subjektiivsel tasandil sellele, et me eelistame teatud stiili läbi siis muutuvuse moetsüklites. Jah, ma olen täiesti nõus sellega ja ma arvan, et need Oliveri muutused on võib-olla ka nii, et me tegelikult tunneme seal mingi järjepidevus ära, et mina arvan küll, et ma tunnen, et aga jah, et üks asi on see, et inimene saab ennast moe kaudu väljendada, aga ma tahaksin seda teist poolt ka ikkagi veel rõhutada, et me ei kontrolli seda, mis järeldusi teised meist teevad, et teised laevad seda, kuidas me kirjutame ka. Publiku seas soovib keegi sõna sekka öelda see teema? Kellelgi arvamusi selles osas. Äkki näiteks ma eksin, äkki riided väga fundamentaalselt muudavad meid. No, ma võiks lisada, millest ma mikrofoniga vaja rääkida, aga ütleme, et kui siin oli juttu, et võib ju enese lõbustamiseks neid vahetada ja valida, siis oleneb, kuidas seda märki tahetakse jätta, et univormid näiteks ju spetsiaalselt näitavadki kuuluvust ja sisuliselt ka identiteeti, teevad sind hoopis teise klassi inimeseks, kui sa ühed inimesed on punasest klassist ja teised on mustast klassist, siis see riie näitabki seda, et kumba klassi nad kuuluvad. Ilmselt keskajal oli ju kõik riied jagatud, et kes mis klassis on. See on väga huvitav tähelepanu, tõepoolest, kui ma panen selga sõjaväe vormi, siis see seab suhteliselt ranged piirid sellele, kuidas ma tohin käituda ja milline mu avalik identiteet on. Et äkki saab siis rääkida sellest, et meil on mingi eriline klass riideid, mis väga tugevalt piiravad meie käitumisidentiteeti. See on teine klass riideid, kus on, nagu Paart ütles, märkide klaviatuur. Panen kokku, mida ma parasjagu soovin. Kas see on ka nagu su teadlikkus sellest riideesemest ka, et kui mina kandsin oma isa sõjaväe jakki ja panin sinna Rolling Stonesi mingi märgi ja ma ei tea midagi sellest. Klaviatuur, jah. Käituma. Aga jah, et samas mul tundub, et tal on võime muuta, et tihti see on isegi üsna levinud arusaam, et sa oled mu riietusmist muutnud ja sa oled ka enda iseloomutänu selle muutnud, et sa võtad saali üle, kui sa tead, mida see Rolling Stonesi silt võib-olla tähistab või sümboliseerib, siis sa võtad ka selle, kust ta pärit on ja võib-olla selle grupi, kes seda hakkas kasutama nende mingi attitude üle, et ma ei tea, Oliver, sina olid see tanksaust ja ilmselt sul oli ka teistsugune iseloom mingis mõttes ja ma kujutan ette, et nüüd sa oled läinud natuke akadeemilisemalt iseloomult. Ma arvan päris tõsiselt, et see, kui sa tajud, mis subkultuurist sa ütleme, mida elemente võtad, et sa võtad ka selle subkultuurse grupi mingit iseloomujoonid endale üle ja see saab loomulikult selle võib-olla osaks isegi, et see, ma arvan, tal on võime muuta. Et Paarti selline, et ma täitsa suvalt panen kokku see, nagu eeldaks inimest, kes ei mõtle või kes nagu inimest, kes lihtsalt suvaliselt tarbib. Et ilma nagu mõtlemata nendele märkidele, et ma arvan, vähemalt jälle ma annan jah Rõival nüüd jälle seda tähtsust juurde, et ma ei tea. Ma ei tea, võib-olla natuke haakub ja natuke metsa poole mõte, aga see, kuidas riided saavad nagu midagi muuta, et see toimib, ma arvan, et mõlemasuunaliselt,
et ühelt poolt see, et alguses rääkisime hästi palju sellest, kuidas Riia võib olla eksklusiivne, eristada mingisugust sotsiaalset gruppi, anda talle klassikuuluse näiteks, aga samamoodi võib Riia neid klassipiire tegelikult ka hajutada, sest et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ülikonnad tulid tegelikult töörõivana, tulid mängu siis, kui keskklassil oli vaja ühtselt sellist töörõivast, et need tööl käies ei peaks tundma mingisuguseid klassivahesid, et see oli tegelikult väga demokratiseeriv rõivaasja. Ja aga õige mõtlesin enda univormide puhul ka, tegelikult ju sõjaväkke või politseisse astumine on olnud üks kõige hilisemaid demokratiseerivamaid asjast. Madalamad klassid saavad hariduse ja saavad rõivatada samamoodi. Koolivorm on tegelikult sama ideega, et keegi ei peaks häbenema oma rõivastusega. Jah, võib-olla siin laiemalt pöördus korraks lihtsalt tagasi selle Roland Barthi mõtte juurde, eks ole, moest ja tema kirjutiste juurde, et ta käsitleb ju moodi mingis mõttes nagu kui keelt, eks ole. Aga see ei ole keel nagu selles mõttes siis, et sellel keelel ei ole nagu konkreetseid üks-üheseid tähendusi, vaid see on mingis mõttes tähenduste süsteem, kus iga element omandab tähenduse mingite teiste elementide koosmõjus, eks ole, lisaks selle vaatleja või hindaja või riiete kandja, siis vaatepunkt, eks ole, ka selles süsteemis on omakorda oluline, nii et me näeme, et siin nagu lahti hullumas sellist arusaama moest kui keelest, mis tähendab seda, et need tähendused ei ole fikseeritud, kuigi Bart ise tegelikult, eks ole, käsitleb moodi ikkagi kui mingis mõttes selliste teatud tähenduslike elementide süsteemi, kus igal moe sellisel nähtusel, olgu see kübar, seelik, mis iganes on teatud selline laiem tähendus, aga see laiem tähendus on ikkagi, see omandab see ese ikkagi ainult selles, eks ole, teatud taustsüsteemis, mis on piiratud selle kultuuriga kui selle keele, eks ole, siis kandjate ja selle keele tundjate ja jagajatega, nii et selles mõttes siis mood annab siis nagu moodi saab mõista kui keelt, mida me räägime ja seeläbi ka siis mingis mõttes meie riietumisviis on omamoodi siis selline, eks ole, statement selle kohta, mida me asjadest arvame, mida me riietumisest kui sellisest arvame, isegi kui me seda ei tunnista või vähemalt teadlikult ei tunnista, nii et selles mõttes siin nagu keegi, eks ole, mis on suuresti teadvustamata ka mood. Mulle tundub, et toimib ikkagi väga palju sellise teadvustamatuse vallas. Me ei tee neid valikuid tihti teadlikult läbi kaalutult, eks ole, ratsionaalselt, vaid need on tihti sattumuslikud, sõltuvad asjaoludest, tujudest ja nii edasi. Sa ütlesid keel, siis ma just hakkasin mõtlema, et kuidas ma ise käitun siis või kes see surub mulle mida peale või. Ma mõtlesin, et väga tihti on see kommunikatsioonivahend küll, jah. Et see, mis ma selga panen ja kui ma tulen dressis kooli, siis ma tahan teile öelda, et ma ei allu või ma ole ettevaatlik. Või et kui sa oled pintsakus, mis sa siis, et siin on turvaline. Et meil on üks kood, me teame, kuidas me käitume, et sa ei üllata. Et see ikkagi, sa kommunikeerud sellega palju või täna tavaliselt. Soovib veel keegi midagi lisada? Kui ei, siis tõstataks viimase küsimuse, et võiks otsad kokku. Siin oli juba rääginud kultuurilisest omastamisest ja oli juttu rahvariietest ja sellest, et meil on moepolitsei, kes vaatab üle, kas neil on korralikud rahvariided ja kuidas nad õmmeldud on. Ühelt poolt tundub, et rahvariided on mingis mõttes igapäevariidetest erilisemad iga kultuuri jaoks, tema rahvariided. Nendega on seotud teatud tavad, traditsioonid, kombed, millal neid kanda tohib, kuidas neid kandma peab ja nii edasi. Tavaliselt pitsakud, dressid ja muu sellised igapäevarõivastusega siukseid koote, tavasid ja reegleid ei kaasne.
teisalt aga, nagu siin ka Margus juba enne mainis, me saame osta Eesti lipuvärvides sokke, Ameerika lipuvärvides aluspesu ja nii edasi. Võime osta ja kanda rahvuslike motiivide igapäevased riided. Siis me tahakski lõpetuseks küsida, kas see näitab, et rahvariiete seos rahvusliku identiteediga on nõrgenemas? Aga see muutub lihtsalt järjekordseks selliseks, muster näiteks muutunud järjekordseks tavaliseks mustriks või märgiks, mida ma kannan, vastavalt siis oma esteetilistele eelistustele ja töödele. Ja vastupidi on tegemist mingisuguse rahvusliku identiteedi aktiivsema kinnistamisega ühiskonnas seeläbi, et need mustrid on levinud ka rahvariietest väljapoole igapäevariiete peale. Ühesõnaga nüüd ma saan näidata oma rahvuslikku kuuluvust või patriotismi ka näiteks T-särgi või sokkide kaudu ja ei pea selleks eraldi panema selga rahvariited. Mul tuli üks hea mõte, et praegu just tärkas pähe niisugune asi, et kui rahvariided ja rääkida mingisugusest rahvuslikust identiteedist, siis peaks ju nagu selle just vastu töötama, sellepärast on need rahvariided ju kõik on mingi oma kogukonna märk on ja nad selgelt vastanduvad ja konkureerivad teistega ja kuidas see nüüd nagu siis Eesti identiteeti peaks kandma, kui nad on ju tõesti igaüks eraldi koostus nagu. Eesti munder. Eesti munder ja see vist näitab seda, kuidas need algsed etnilised identiteedid on suubunud sellesse suuremasse rahvusidentiteeti, et noh, et võigal muidugi, et väga õige küsimuse püstus, aga et tegelikult ikkagi on nii, et kui keegi tuleb mulgikuuega, et siis see üks tähendus on vähemalt see, et Eesti rahvas, eks ju. Kuigi see oli algselt ühe kihelkonna rõivas, et olete nõus sellega? Et seda on püütud, ma ei tea rahvariidetest midagi, aga võib-olla tõesti on siis püütud millegi nagu üle rahvuslik. No just, no näiteks jah, et kui kõik tulevad laulu peale kokku ja kannavad neid riided, aga jah, et veel Oliveri küsima, ma ei tea, et see on küll ka lihtne vastus, aga mina küll mõtleksin, et kui need rahvariided jäävad ainult sellesse ühte konteksti, et siis muudaks nad muuseumi eksponentideks, et isegi siis, kui kantakse sokke sellepärast, et nad on lihtsalt ilusad. Et ikkagi see tegelikult arendab edasi seda traditsiooni, kus need mustrid on. Jah, ja kas see mingis mõttes võib-olla ei muuda meie arusaama üldse rahvuslikkusest ja rahvusest, eks ole, et kui me mõtleme, et need värvid, need mustrid ei ole seotud ainult kitsalt rahvusliku identiteediga, vaid me tarbime neid igapäevaselt, nad on osa meie sellisest kultuurilisest, laiemast kultuurilisest identiteedist, et iseenesest ma arvan, et see ei ole sugugi halb, kuigi siin varem ka kõlas see mõte, eks ole, et moetööstus väga palju võtab uuesti üles mingeid vanemaid selliseid, eks ole, juba korduvalt kasutatud elemente, toob need uuesti sisse sellepärast, et moetööstus omamoodi, eks ole, töötab sellise tsüklisuse alusel, et see on mingis mõttes juhuslik, millised, eks ole, elemendid sellesse moetööstuse tsüklisse sisenevad. Teine asi on muidugi juba see, mis ma korra vist ütlesin, et see kuidas moekunstnik neid elemente tõlgendab, ta võib anda nendele hoopis teistmoodi sisu, teistmoodi tähenduse kui see selline algne või ürgne ja selles mõttes siis kas panna proovile või eksperimenteerida kuidagi moodi siis meie arusaamaga sellest, mis on neile justkui siis rahvuslikult omane või mitte. Kas keegi soovib kommenteerida? Sellest vajadusest täna näidata seda rõivastamine rahvuslikust, et ma hakkasin mõtlema, et milleks, kust see alguses on see, kujutan ette tribes ja rahvagrupid, et oma territooriumi määratleda, kui panid ühesugused elemendid alguses esimest, et siis eristuda teiste gruppi, kes okupeerisid mingi teise maatükki. Et ma ei tea, Muhul olid ühed mustrid, Saarel olid teised ja siiamaani on, et
et nad ka näitasid nagu selle maatükist osa, jah, varem ei olnud Google'it, varem kõik ei olnud ühiskeelt nagu võime nagu inglise keeles ka välismaalastega nagu ühiskeelt leida ja võime lihtsalt öelda, et ma olen nagu selles maailmas, kus kõik teavad nagu geograafiat, õpivad koolis ja palju on teada, ei ole sellist vajadust enam seda nagu kohe näidata, ma saab lihtsalt öelda, et ma olen sealt pärit, sellest nagu piisab. Keegi siin nagu kiviga pähe ei löö. Tahan midagi lõputas öelda. Selles ma arvan, me oleme päris pikalt juba rääkinud, et ma arvan, üks hetk me peame vaikselt siin otsad kokku tõmbama. Et ma arvan, et teemad enam lõputud, me oleme siin juba rahvusküsimus, identiteedi neid vorme nii palju erinevaid, et me võiks lõputud, mis rääkima jälle. Aga kuna aeg surub meile ka peale, et me peame vast selle Pauli Viigiga nagu siis inimeste juba enam kuulata, siis me vast ei peame lõpetama. Aga ma tahaks teid väga tänada, tõesti väga põnev vestlus oli ja aplaus. Ja lahe, et Oliver tõid sisse erinevaid nii-öelda moe selliseid ka, moealast mingit sündmusi ja juhtumisi ja võib-olla mingit maamärke, kus midagi hakkab tekkima. Paart kindlasti nendest palju käsitleb. Et homme toimub siin samas ruumis siis Anna-Mari Vänska, minu ja Kaarin Kivilehi vahel vestlus. Anna-Mari Vänska on siis Aalto ülikooli moeuuringute professor, kus me siis võib-olla veel sügavalt vaatame just moe nii-öelda ajalukku ja moe teooriasse sisse ja ka sellise rahvusküsimuse taustal. See on ainuke ka ingliskeelne selline avalikas, kus me toimub. Ja homme me esitame siis ka viimast teost, mis on Ragne Kikase 2 tööd, mis tuleb homme välja. Aitäh!